Tere õhtust! Kell on jälle 5, hakkame jälle edasi lugema. Nii, eile jäime siis pooleli selle soovitust ilma jäämine ja abivahend. Milline on ta voodist? Et siin jäime pooleli. Nii, et eile oli see naisega, täna on mehega. Kui sa oled mees, pead olema valmis esitama seda küsimust nii naiste kui ka meeste kohta. Tavaliselt ei tunne sa teist meest vaadates mingit huvi temaga voodisse mineku vastu. Seega pole mingeid segavaid tõkkeid ega vaatenurki, mis takistaksid sul vastu võtmast tema teadlikkust. Kuna sa aga huvitud naistega magamisest, ei saa sa vastu võtta energiat naistelt, keda ligi tõmbavaks pead, sest kardad, et naine võib sulle ära öelda. Sa lõikad endast ära valmiduse naistelt teadlikkust vastu võtta, sest sul on oma huvid suhtluse tulemuse kohta. Kui sa oled naine, oleks sinu jaoks parim viis selgitada mehe võimekust voodis seeläbi, et harjutad teiste naiste vaatamist ja küsid, milline oleks see naine voodis. Kuna sul pole tegelikult mingit huvi naisega voodisse minemise vastu, võid selle küsimuse abil neilt teadlikkust vastu võtta. See laseb sul harjutada samasuguse teadlikkuse otsimist ja vastuvõtmist ka meeste puhul. Tein tunnistab, et tal kulus selle oskuse omandamiseks üksjagu aega. Ta ütles, Keeri, muudkui küsis minult, milline oleks see naine voodis. Ja mina kostsin, ma ei tea, ma lihtsalt ei saanud mõttele pihta. Seega ütles Keeri, olgu, proovime midagi muud. Milline oleks see mees voodis? Ma pidin endas tegema pisut puhastust, et üldse seda küsimust kaaluda. Aga kui Keeri oli minuga veidi tegelenud, suutsin ma kirjeldada, kuidas see asi välja näeks. Siis küsis Keeri. Hästi, aga see mees? Kuidas oleks selle mehega seal või selle mehega? Ja kui ta oli sama küsinud umbes 20 mehe kohta, päris ta minult, milline oleks see naine voodis? Ja ma oskasin sellele kergesti vastata. Väga vinge. Suutsin näha selle küsimuse energiat, kui sain üle nii oma huvist vastuse suhtes kui ka endistest vaatenurkadest. Mõistsin, milles seisnes raskus teadmises, et kui ma näeksin, milline see kogemus oleks ning kui see oleks midagi sellist, mida ma ei sooviks, siis ei teeks ma valikut selle inimesega voodisse minna. Ja ma ei tahtnud, et valiksin endale inimesi, kellega mitte voodisse minna. Tahtsin endale vabaks jätta võimalust palju valikuid, isegi kui need valikud olid nigelad. Sina oledki see, keda tahan. Mida tähendab küsimus? Ma tahan sind. See polegi tegelikult küsimus, vaid otsus ja järeldus. Võiksid pigem küsida, kas see inimene soovib mind oma ellu lasta? Ja kui soovib, siis millises ulatuses? Kas ta tahab mind vahetevahel kasutada või tahab ta mind ära kasutada? Mõningatele naistele meeldib mehi ära kasutada. Samuti nagu mõningatele meestele meeldib naisi ära kasutada. Nad peavad seda seksuaalseks eelmänguks. Mõnele inimesele lihtsalt meeldib see. Pead olema valmis küsimusi esitama, sest muidu sa neid asju ei avasta ning valid just selliseid inimesi, kes seda teevadki. Lõikad ära oma teadlikkuse vaid seepärast, sest tunned midagi sellist. Oh, see inimene on põnkeliselt minuga natuke ühilduv. Sellest võib midagi toredat tulla. Esita energeetilisel tasandil küsimus selle kohta, mis sinu jaoks suhtes toimida võib ning ole endaga keerutamata aus oma tahtmise suhtes. Siis peaksid sa küsima, mida tahab mu partner ja kas ma suudan talle soovitud pakkuda. Küsi seda energeetiliselt, mitte otseselt.
sest vastasel juhul see inimene lihtsalt valetaks sulle. Milliseid suhteid sa päriselt oma elult tahaksid ja kui suurt panust sa kelleltki teiselt saada tahaksid? Naised, kes ütlevad, ma tahan meest, kes mind igavesti jumaldaks, räägivad tegelikult oma isast. Mehed valivad endale naisi, kes on täpselt sellised nagu nende emad. Sellised suhted on läbikukkumisele määratud. Olen töötanud koos paljude naistega, kes näevad isa kui oma ideaalset kaaslast ning ma küsin neilt alati, kui palju meenutab see mees sulle isa? Ja naised vastavad, väga palju. Ja mina kostan seepeale, heakene küll. Ja kui tihti te seksite? Mitte üldse. Kas sooviksid oma isaga seksida? Muidugi mitte. Tore, sest seepärast sa selle mehega ei seksigi. Issand küll, see on tõesti täiesti loogiline. Seepärast peadki sa olema keerutamata aus selle kohta, mida suhtelt tahad. Vastasel juhul langed sarnasesse lõksu. Tee endale selgeks vastus küsimusele, mida ma tegelikult suhtelt palun. Kas tahan kedagi, kes mind jumaldab või tahan ma kedagi, kes panustaks minu senisest elust palju erakordsema ja imelisema elu loomisesse? See on hoopis midagi muud kui keegi, kes sind lihtsalt jumaldab. See on väga hea lause. Ma soovin enda ellu kedagi, kes panustaks minu senisest elust palju erakordsema ja imelisema elu loomisesse. Millised on siin su võimalused? Millised on su valikud? Milliseid küsimusi sa esitada võid? Millise panuse sa võid anda ja vastu võtta? Võid neid 4 küsimust kasutada kõige puhul, selgitamaks, millist tööd sa endale tahad. Kus sa elada tahaksid? Millist elu endale sooviksid? Mida sa tahaksid oma eluga ette võtta? Mis oleks sinu jaoks lõbus absoluutselt kõige puhul? Küsi mis tahes suhte valimisel järgmist. Kas see inimene panustab minu ellu? Kui vastus on eitav ja see inimene su ellu ei panusta, siis miks peaksid sa temaga üldse koos aega veetma? Keeldumine. Mitu aastat tagasi läks Tein ühele ärireisile ning peatus hotellis, mille vastuvõtulauas töötas üks kena tüdruk. Tüdruk flirtis temaga korduvalt, seega kutsus Tein ta õhtusöögile. Õhtusöögi ajal ütles tüdruk, ma läksin äsja oma poisist lahku ja tean, et ühel päeval leian suhte, mis on eelmisest veelgi parem. Teini vastus oli selline. Mina pole huvitatud millestki muust kui lihtsalt seksist ja lõbutsemisest. Pärast õhtusööki küsis Tein temalt, kas tahaksid minu tuppa tulla? Tüdruk vastas, jah, hea meelega. Kohe pärast tuppa jõudmist hakkasid nad lahti riietuma ja üksteist silitama, aga siis ütles tüdruk, ma tahan, et sa mind vaid hoiaksid. Seega tegigi Tein seda terve öö läbi. Teinil oli tunne, nagu surutakse tema keha kokku nii tugevalt, et temast jääb järele vaid kuivatatud ploom. Ning ta muutus üha vihasemaks ja vihasemaks. Ta oli vihane, sest oli nõustunud iseendast lahutama selleks, et anda tüdrukule see, mida viimane tahtis, sest Teini arvates tähendas see seksini jõudmist. Naise soov aga ei ühtinud tema omaga. Tein loobus oma tahtmisest selleks, et tüdrukut õnnelikuks teha, arvates, et ehk muudab tüdruk öö jooksul meelt. Umbes kell 6 hommikul äratas Tein tüdruk üles ja ütles, mul on täna palju tegemist, suur tänu sulle ja head aega. Siis helistas ta mulle ja küsis, mida ma nüüd teen? Ma ütlesin, miks sa siis talle kohe ei öelnud? Kahju küll, aga mulle see ei sobi. Võid nüüd tagasi koju minna. Tein oli hämmingus, ta ütles, kas seda üldse võib teha? Mul polnud aimugi, et naisele võib ükskõik millega seoses ei öelda. Ma ütlesin, mängin nüüd selle tüdruku rolli ja küsin sinu. Kas võiksid palun mind lihtsalt öö läbi hoida? Ma tahan vaid, et mind hoitaks. Tahan suhet, mitte niisama seksi.
Ma vaid teesklesin selleks tüdrukuks olemist, aga teinil oli ikka raske mulle öelda ei, see mulle ei sobi. Tal kulus 20 minutit, enne kui suutis kogeledes selle välja öelda. Ma pidin tervelt tund aega temalt seda üha uuesti ja uuesti küsima, enne kui ta suutis kindlal häälel lausuda. Kahju küll, aga mulle see ei sobi. Kas võiksin nüüd tagasi koju minna? See kogemus lõi Teini jaoks valiku. Enne seda oli tema vaatenurgaks. Kui ma olen koos naisega, siis peame ühel hetkel ka seksima. Pärast seda võis ta teha valiku naist terve öö läbi hoida, kui seda tahtis. Ja ta võis seda teha iga kord, kui kogemus olnuks rahuldav nii tema kui ka naise jaoks. Teini eelnevast vaatenurgast lähtuvalt tundis ta vajadust üksnes seksida, kui ta lõpuks oli valmis ütlema, kahju küll, aga see mulle ei sobi. Kas võiksid nüüd tagasi koju minna? Siis mõistis ta, et võis ühtlasi öelda, kuule, see sobib mulle imehästi, tule aga sisse, ma hoiaksin sind hea meelega. Paljudele meestele meeldib lihtsalt naisi hoida. Nad naudivad seda meheks olemise, hoolitsevad ja toetavad külge. Üks valesid, mida kõik usuvad, ongi see, et mehed hoolivad üksnes seksist. See on kinnistunud vaatenurk, millest mehed enda arvates lähtuma peavad. Vot nii. Kõik saab alguse perekonnast enne 2-aastaseks saamist. Alates siia maailma sündimisest kuni 2-aastaseks saamiseni ei mõista sa, et oled oma vanematest kuidagi erinev. Sa pead end oma vanemateks, seega mõtled sa nagu nemad. Oled vanematega samal lainepikkusel ja kuna sa pead endale selgeks tegema, kuidas maailmas toime tulla, püüad sa oma ajulaineid nende omadega ühitada. Oled arvamusel, et pead olema samamoodi nagu nemad. Sulle ei turgata sugugi pähe võimalus, et neil võiks olla probleemne elu. Järelikult lood sa selliseid ajulaineid, mis panevad su otse kui autopiloodile. Võtad tervikuna omaks kõik selle, mida kujutavad endast su vanemad ja mida kujutab nende suhe. Kui su isa oli pahane su ema peale, et viimane rasedaks jäi, või kui su ema oli pahane isa peale, et viimane ta rasedaks tegi, siis elad igavesti teadmisega, et sellisena peadki sa suhte looma. Olen aidanud paljusid mehi, kellel oli raskusi suhetes naistega. Avastasin, et sageli peitus probleemi põhjus selles, mis oli juhtunud nende isa ja ema vahel, kui nemad ise olid alles 2-aastased. Ühe mehe sõnul oli tema ema öelnud isale, et ei tahtnud enam iial tema puudutust tunda. Ja kui palju oli selle mehe valitud naiste seas neid, kes ei tahtnud tema puudutust. Iga viimane kui ükskõik milline sinu isa ja ema suhe ka polnud enne su 2-aastaseks saamist. Just selline ongi sinu automaatne reaktsioon su praeguste ja kõigi tulevaste suhete puhul. Kui sina on kasvatanud 2 vanemate paari, oled 2-kordses hädas, sest lähtud mõlemast paarist ning võidki veeta kogu elu, üritades nende lahknevaid vaatenurki omavahel sobitada. Lapsena on sul selline vaatenurk, et kuna su vanemad on sinust kauem elanud, siis peavad nad järelikult olema sinust targemad ja paremini asju teadma. Oled oma vanemate vastu väga usaldav, selle asemel, et neile otsa vaadata ja küsida, kas nad on sama arukad kui mina või tõeliselt rumalad. Seda küsimust sa ei esita. Püüad alati lähtuda oma seisukoha õigsusest või valelisusest. Kas oled püüdnud kasvatada oma lapsi lähtudes oma vanemate vaatenurgast? Kas püüad endiselt end kasvatada oma vanemate vaatenurga alusel? Kas püüad oma vanematele tõestada, et nad eksivad? Umbes 2 aasta vanuselt said sa selgeks ühe võrratusena. Ei. Kuid enne seda olid arvamusel, et sina ja su vanemad on üks ja sama, mis tähendab, et kõik see, mis sulle praegu
oma vanemate juures ei meeldi, on sinus endas juba olemas. Kui oma vanematega vaidled, siis tähendab see, et vaidled iseendaga. See ei toimi eriti hästi. Lõpuks satudki sa konfliktsesse universumitesse, reaalsustesse ja paradigmadesse, sest võrdsustad vanemaid iseendaga. Kui palju sellest, kes, mis, kus, millal, miks ja kuidas sina oled, on tegelikult su vanemate vaatenurk, mida sa ei osanud enne 2-aastaseks saamist üldse oma vaatenurgaks pidada. Kas võiksid selle kõik kotšiljon korda hävitada ja olematuks teha? Jah. Õige, vale, hea ja halb, pot ja pokk, kõik 100, lühidalt poisikesed, povadid, alused, loomised ja veel. Kes? Lapsed on selgeltnägijad. Enamik inimesi usub, et lapsed ja abielu on lõks. Lapsena on sul tugevad vaimsed võimed ja kõrge teadlikkus. Kui sinu ema või isa on öelnud, ma soovin, et poleks lapsi saanudki, sest siis oleks mul olnud vabadus teha seda, mida ise tahan. Ma poleks pidanud selles abielus püsima. Ma poleks pidanud seda töökohta alles hoidma, siis tajud seda energiat ka siis, kui ise neid sõnu ei kuule. Sind ümbritsevatel inimestel on veidrad vaatenurgad ning kuna sa oled selgelt nägija, siis tajud sa seda kõike ja usud, et teiste vaatenurgad on sinu enda vaatenurgad, sest neist lähtudes sa oma elu loodki. Hakkad seda tajuma ja püüad samal ajal mitte teadvustada vaatenurka, et lapsed ja abielu on lõks, mis hoiab sind ühtlasi nõiaringis, sest usud, et pärast abiellumist ja laste saamist satud sa lõksu. Pead endale oma teadmist tunnistama. Teadsid juba 2-aastasena, et suudad oma ema peast informatsiooni välja lugeda. Oled piiritu olend, kes teab ükskõiksugu asju, aga pead endast ära lõikama tohutul hulgal teadlikkust, et mitte teadvustada seda, mida sa tegelikult tead. On ülitähtis, et seda endale tunnistaksid, sest vastasel juhul ei saagi sa kunagi vabaks ega suuda ise valikuid teha. Ma aitasin üht naist, kelle vanem vend suri siis, kui tüdruk oli vaid 2-aastane. Tüdrukust sai seejärel perekonnapea, sest ema oli poja surma tõttu kohutavalt löödud. Tüdrukust sirgunud naisel pole tänase päevani oma perega korralikku suhet, sest pidi enda kanda võtma ema rolli juba 2-aastasena. Kuhu aga jäi tema enda elu elamine? Kas su pere on mingi suure traumaatilise sündmuse toonud põhjuseks ja õigustuseks sellele elule, mida sa elada ega valida ei suutnud? Kui palju kavatsusi, ootusi, tõrkeid, lahterdamisi ja arvustusi asetas pere sinu teele, et takistada sul iseendaks saamast? Terve kotšiljon, kas võiksid selle kõik kotšiljon korda hävitada ja olematuks teha? Jah. Õige ja vale, hea ja halb, pot ja pokk, kõik 100, lühidalt poisikesed, povadid, alused, loomised ja veel. Eesmärgiks pole süüdistada oma vanemaid selles, milliseks su elu on muutunud. Asja mõte on tunnistada endale, et olid siia ilma tulles vaimsete võimetega ja suure teadlikkusega ning teadsid siis rohkem kui praegu. Sinu eesmärgiks on lõpetada enda süüdistamine, kui sa tuled lapsena siia ilma selleks, et teha oma vanemaid õnnelikuks, aga nemad ei muutu õnnelikuks, siis keda sa süüdistad? Ennast või neid? Ja muidugi ennast. Vanemate õnnelikuks tegemine. Ups, juba läbi. Juba ongi läbi või? Juba ongi läbi. Ei saagi rohkem lugeda. Kuidagi nii ruttu läks. Ühesõnaga, vanemate õnnelikuks tegemine selle koha peal läheb lukku täna. Ja oligi väga ruttu läks täna lugemine. Head õhtut!